Ühel kaunil talvepäeval Kelle jälid need on? võimaldati mul taas oma väiksema pojaga üle pika aja koos aega veeta. Väljas oli ligi 15 kraadi külma, kuid päike paistis eredalt ning ilm tundus üllatavalt soe. Päike lausa paitas meid. Puud olid härmas, maalides meile muinasjutulist pilti. Lumi krudis jalgade all ja taevas oli kaunil talvisel päeval pilvitu. Kuna kahjuks pole võimalik ette planeerida koos veetmisi, siis sellistel päevadel ei ole meil tähtis, kuhu me lähme, mida teeme, kellega ja mismoodi. Vaid pigem tähtsus on sellel, et saame koos olla. Me jooksime lumisele põllul, mürasime, tegime lumeingleid, uurisime loomade jälge, mängisime lumesõda ja lihtsalt nautisime talve. Käisime vaatamas veisi, kuidas neilt aur tuli. Peatusime korraks hiljem tuttavate kohvikus, sõime ja sõitsime edasi Vallasteoja joa juurde. Pakane oli muutunud joa imekauniks jääskulptuuriks. Jalutasime mererannas, mürasime lumes, filmisime teineteist ja naarsime. Kui mõni võtte jälle välja ei tulnud, siis klemm oli kõrvuni mõlemal. Proovisime uuesti ja uuesti. Mu poeg tahtis olla kaamera ees vahel isegi suurem kui isa. Aga eks ta peabki tahtma. Just nii kasvab enesekindlus. Mina olin selle üle ainult rõõmus, tervitades konkurentsi. Hiljem sõitsime vanemate vendade järgi, sõime koos, naarsime ja veetsime lihtsalt aega. Need olid täiesti tavalised hetked, kuid minu jaoks hindamatu. Järgmistel päevadel suusatasime, jalutasime ja veetsime aega õues. Suusatamine muidugi võttis päris läbi. Enne lahkumist võtsime välja kelgud, hokikepid ja litri. Mängisime nii kaua, kuni oli aeg taas uuesti jätta. See mäng oli võrratu, lihtsalt parklas, ilma uisudeta. Sellised päevad õpetavad, et õnn ei peitu suurtes asjades. Mõnikord piisab päikesest, lumest, lapse naerust ja teadmis, et täna anti meile võimalus koos olla. Neid hetki ei pea